aga ma arvan, et hakkame pihta. Iga disaineri konkursi finalist peab seekord žüriile presenteerima nii oma õmblustööd kui ka rõiva konstrueerimise oskust. Kuna see on niisugune mustriline, siis ma ei tohi seda hakata väga palju lõikama, sest muidu see muster lihtsalt kaob ära ja ta lihtsalt ei anna mitte mingisugust efekti. Ehk siis see on efektne kangas, peab tegema võimalikult lihtsalt. Ehk siis on kimono varakuga ja siis, et natuke naiselikum oleks, siis tehtud ühe poole pealt õlgpaljas. Et see sobib nii viigipükstega ja kui tahta natukene nagu kreisimaks asja ajada, siis panna kas mütsi pähe niimoodi viltu ja sellest annab boonuspunkte sulle. Ongi, ja siis võib panna ka käekotti kõrvale, et siis ta nagu sellist värvi annab juurde. Kui ma arvestan sellega, et aeg oli tegemiseks vähe, siis on peaaegu valmis asi. Aga kuidas sulle muidu üldse see disain endale meeldib? Ja miks mitte? Tegelikult on see väga õige seisukoht, et miks suuremustrilist kangast läbi lõigata, et mängiks võib-olla vormiga ja voltidega ja kõige sellega. Mina nii positiivselt ei suhtuks sellesse. Et mitte selles, et mul oleks midagi mustrite vastu, et iseenesest see kangas võib olla mis iganes sugune, aga see tegumood, ma arvan, päris mitu aastat tagasi oli juba see sama asi kasutuses. Et nagu oleks oodanud võib-olla midagi kaasaegsemad, mida oleks saanud kohe homme vau-efektiga riputada puu peal üles sinna Bostoni boksi, et see ei ole see bluus. Aga mulle meeldib just see, et kuna tegu on taaskasutus konkursiga, et sa ka siin praegu stilistika juures arvestasid sellega ja oranž värv on väga julge värv. Väga julge värv. Mina tegin siis sellise bluusi. Nii. Et põhikangaks oli see täpiline. Kasutasin juures ka sellist natuke läikivat satiinist kangast. Üks aksessuaarina siia vöö veel peale. Miks sa täpilise kanga võtsid? Ja mulle meeldivad täpid. Ja just mõtlesin natuke võib-olla selline, et on nagu vallatu, aga samas, et ikkagi oleks kombineerida teiste näiteks mustade värvi riietega, et siis ta oleks selline esinduslik, aga samas oleks ikkagi selline ka midagi huvitavamat juures. No klassikaline, ma ütleks ühesõnaga must-valge kombinatsioon, täpp. Mulle meeldib see bluus siit kuni ülesse poole miski pärast. Alates rinnast ülesse poole. Minu jaoks on seda täppi kangast liiga palju. Aga mis siis alates ülesse, see õlajoon, eks ju, püstkrae, väike lipsuke, väga elegantne, naiselik, seksikas ja bastioniga, ma arvan, sobib väga hästi kokku. Mulle ka see täppiline kangas ei meeldi, aga mulle meeldib see tegumood. Mulle meeldib, et sa tegid ilusti kenasti töödusinasti oli näha, nagu Mare ütles. Et sa said hakkama, sul ei olnud palju küsimusi, vaid masinaga oli probleem, sa lahendasid selle ära. Sa oled väga ilusti konstrueerinud, ideaalselt saanud õmblemisega hakkama, nii et mulle väga meeldib. Tegumood selles mõttes ju lõikeliselt on hästi bastion. Seda võib küll öelda, jah. Mis sa sellest ülesandest arvasid? Tegelikult see tundus väga lihtne, aga lihtsalt aega oli vähe. Aega vähe? Kaua tegelikult läheb sellise asja jaoks? Ei, ma mõtlen otsast peale. No neiul on õigus tegelikult, jah, ega siis kui tavalist sellist varukat hakata tegema, siis oleks mingisugune põhi on ees, eks ole, ja sa võtad sealt, teed need moekohased tuletused ja sellega on ta valmis, aga see oli üks selle pinge hoidmise moment, eks ole, et oli niiviisi. No põhimõtte on tegelikult iseenesest õige, eks ole, et sest kui voldi kinni paned, siis kaare järgi annab selle voldi põhja siia juurde. Ma ei ütle selle kohta midagi, see on õieti. Kui see nüüd õige koha peal on, see on muidugi ise asi. No mis sa arvad, kuidas žürii sinu töödega rahule jäi? Mulle vist tundus, et enam olid nad rahul. Et vist läks hästi, ma loodan. Vaatsin, seal üleval oli ka nagu nii jähmise pabinas, aga täna on midagi närv rohkem sees või on mingisugused personaalsed sündmused, mis siin mõjutavad? Ma ei teagi, et lihtsalt oli hirm, et ma ei jõua valmis. Iseenesest on selles mõttes nagu kõige õigemini praegu avatud, et see alumine äär on tekkinud nagu kaar, eks ole. Teistel ei olnud, jah? Teistel ei olnud, jah. Et siis on nagu võimalik seda kaare pealset volti nagu avada nii, et tekib nagu kaarele see vabadus. Näe, said praegu boonuse. Nii, aga olgu. Mul oli hästi palju tegelikult variante, mida ma oleks võinud teha, aga ma otsustasin selle kasuks, kuna siuke naiselik vorm, et ta siit annab ilusti siukest vormi puusale ja siukene hea kangas, millest teha siukest kerget topikest.
Ja mina pean nagu seda mainima just teostuse seisukohalt, et tegelikult oskas see neiu valida materjali ja selle spetsiaalmasina väga hästi selle materjali järgi, et tal läks nagu kõige valutamalt selle asja õmblemine, sellepärast et tegi kõik praktiliselt ühe masinaga ja jõudis ju tegelikult ka kõik valmis. Aga minu kommentaarid oleks, mulle iseenesest meeldib selle salli, ma võib-olla pigem seoksin selleks vöökslipsuks või midagi ja paneks midagi lehvimamat ja mõnusamat nagu siin sallina kaela, et see nagu väga ei tööta, et sa näed ise, et on küll näeb kena välja, aga need õmbluse ääred, asjad, et võib-olla ei olnud aega, aga ikkagi, et ma arvan, et kas see peaks olema pikem või sellises kontseptsioonis. Tead, mis on Kati oli kaval, sellepärast, et sa ei pannud varrukaid, on ju, sa tegid suht lihtsalt. Jaa, aga see on väga hea. Aga see materjal võimaldas teha, kasutada seda lihtsalt tehnoloogiat. Kuule, kas seiak on ka sul enda õmmeldud? See on mu enda disainitud. Enda disainitud, jah? Just. Ja pluus ka. Ahaa. See on täitsa sinu stiil. Me juba tunneme ära selle. Sa peaksid oma laskma mingisuguse logosid tikkida, et siis nagu silma haarab ja siis on ja? Ja mul on sees. Mul oli see, et ma alguses tegin siia nüüd juurdelõikused ja siis ma lõikasin selle välja ja siis ma kortsasin kokku ja siis ma olin täielik paanikas. Näha on tõesti. Nii, aga nüüd väga huvitav disain, sa jõudnud valmis, arusaadav. Ma üritasin teha võimalikult lihtsa lõikega selles suhtes, et ma tegin selle bluusi nagu põhilõike järgi ja siis ma üritasin nagu erksust anda nende kaunistustega, mis ma siia ei jõudnud veel õmmelda, aga ma nagu siia juurde mingid erilisi aksessuaare rohkem ei panekski, et minu meelest see kaunistus on nagu piisav. Ütleme nii, et mina oleks miinuse sellega, et sa valmis ei jõudnud, et ülesanne oli püssitatud, et kõik peavad sinna aja sisse ära mahtuma ja arvestama sellega, kui palju neil on aega, aga disaini poolt ma ütlen ja, kangavaliku poolt ja, väga tubli, väga kena, ma ei oska midagi kommenteerida, paneks kohe selga. No mis sa arvad, kuidas žürii rahule jäi? No nii ja naa, sellest, et ma oleks võinud ikka valmis jõuda, et siis oleks ikka näha seda õiget efekti, aga disaini pool neile vist meeldis. Ma lugesin siit kommentaaridest ja ei ole kunagi õmmelnud, mulle natukene tundub, et võib-olla ei ole nagu lõiget ka nagu teinud kunagi või isegi mitte nagu süvenenult vaadanud ühte varuka lõiget ühest lõikelehes näiteks konkreetselt. See purdasid ei vaata või? Et kui kuskil näiteks on mingeid volte pandud ja avatud, et missuguse kujuga ta peaks välja nägema, nii et see on suhteliselt mööda. Järgmine kord Silvi purdasid. Nii. No põhimõtteliselt ma selle riie proovisin suurema tüdruku peal. Sa tegid ka selle meile see joonise. Jah. Siin on küll see päris seksikas. Ma proovisin teha nii, et see lõige oleks sinna avatud, et naine saaks nagu kanda seda kas täitsa mingi hästi vaba T-särgiga või siis lihtsalt särgiga. Nõõk oleks siuke atribuut, mis nagu paneks seda alati kinni, et see pael ei pea nagu tugevasti kinni olema. Pael põhimõtteliselt nagu idee järgi läheb niimoodi läbi, et sa saad pingutada seda nii, nagu sa tahad. Ühesõnaga sa ei jõudnud üldse valmis seda? No jah. Tihti peale sellistes saadetes meil ei ole tõesti aega olnud terved päevadele, sa võid arvestama, et antakse suht väike aeg, et see, mis sa tegid, mis sa mõtlesid, idee on nagu super, aga sa jäid teostuses ütleme ausalt välja väga-väga hättas. Pael on ilusasti valitud mulle see. No mis sa arvad, kuidas žürii rahule jäi sinu tööga? Tundus, et ei jaanud rahule üldse, aga neile meeldis see idee väga. Et ma ise ei ole õmmelnud nagu varem. Sellepärast jäigi siuke nagu puulik, ei saa aru, mis see on. Sina võitsid meie eelmise saate ülesande ehk siis aknakujundus. Suurepärane töö, palju kiidusõnu on tulnud väga mitmetelt inimestelt. Aga varukas. Küsimus. Kas selle varuka keskjoonel üleval kaarel oli volt? Oli küll. Järelikult peaks siin olema just nimelt see kaar nagu natuke teistpidi. Sul on selle kaare koha peal just nimelt lohk. See nõuab nagu riiet juurde, mitte kuskil niisuguse kaare peal ära võtmist. Aga sinu töö räägib. Sinu töö. Kuna meil oli siis ülesandeks teha midagi passionlikku, ent samas omanäolist, siis ma otsustasin sellise huvitava materjali kasuks, nagu ma teile ka näidis andsin. See on siis selline mõnusalt soe, pehme, natuke liibuv paks kangas, mida on väga sobilik kasutada siis talvel. Ehk siis ta on hästi kerge ja ta on väga soe ja ta on üldse kehavastus väga mugav. Et su sõnandi, ma ei oska midagi öelda, et see
fantastiline. Minul on niimoodi lugu sinuga, et ülemine osa mulle väga meeldib. Aru, ma ei saa, miks sa panid need 2 kangast kokku. Ennem sa tulid ja sul oli see salliks, see sobiks tõesti, aga mina seda ja seda kangast kokku ei pane, kuna nad on... Kuna võib-olla pesta ei saa, aga näeb ilus välja. No kuidas sina jäid nõus žüriiga, kes ütles sulle, et need 2 riied kokku ei sobi? No ma võtan seda konstruktiivse kriitikaga, aga kuna ma ei ole veel nii kogenud disainer, et ma oskaksin siin kõike niimoodi kokku sobitada, nagu üldsusele võib-olla meeldiks. Et ma kindlasti võtan seda arvesse ja oskan seda siis ka hiljem kasutada tulevaste disaindi juures.